See on üks mõnus koht, kus mulle meeldib käia. Esiteks see on kodule hästi lähedal ja teiseks ta on ikka väga metsane ka samas. Aga huvitaval kombel on niimoodi olnud, et kui ma siin mõnda lugu tahan salvestada, siis just siis, kui poole peale jõuan, tuleb keegi. No ja siis muidugi pead katkestama ja siis ei ole sellest loost enam midagi, ei jää järgi. Ja metsas on üldse hea jutustada, sest sealt leiad seda vaikust, mis on lugude jutustamiseks vaja. Täna huvitaval kombel, kas tuul on linna poolt või sõidab reedel rohkem autosid, mingi kummaline kumin on linna kohal. Mõnikord ei ole, mõnikord on siin ka väga vaikne. Seal oli siis nii, et oli üks mees, elas oma naisega ja keset talve said puud otsa. Aga nüüd ei olnud midagi teha, võttis aga kirve ja hakkas metsa poole astuma. Aga näed, ta ei viitsinud metsa minna, lumi oli ikka sügav ka. Ta läks sinna oma kopli nurka, seal oli üks püha puu kasvas seal. Ja ta otsustas, et raiub selle püha puu maha, sealt mitme aasta puud saab kätte. Ja läkski puu juurde. Niipea kui kirve tõstis, hakkas puu kõnelema. Inimene, mis sul vaja on? Miks sa mind raiuda tahad? Ütle, mis sa soovid ja ma täidan selle. No algul mees ikka ehmatas natukene ära ka. Aga siis kohe ikka oskas soovida, et puid tahaks. Kohe kõvasti tahaks kuivi puid ja kohe mitme aasta puud võiksid juba valmis olla ja kuivad peaksid ka olema täitsa nagu kõlisevad kohe. Ja puu ütles, mine koju. Kõik, mis sa soovisid, on sul juba olemas. Mees läks ruttu koju ja mis ta näeb? Terve hoov oli puid täis. Ja mitte lihtsalt niimoodi suures hunnikus, vaid kõik olid ilusti juba riitaga laotud. Ja siis ta jooksis tuppa ja hüüdis, naine, tule vaata, mis ma sain ja rääkis, kuidas ta need puud oli kõik saanud. No ja siis aimata juba ja kui naine kuulis, et mees oli ainult puid soovinud, no siis läks ikka pahanduseks. Kuidas sa nii rumal oled? Soovid puid, maja oleksid võinud küsida. Meil on uut maja vaja. Muidu kütad, ikka sooja ei saa. Mine küsi maja. Ja mees läkski puu juurde. Niipea kui kirve tõstis, nii puu hakkas kõnelema. Mis sul vaja on, mees? Ütle ja su soov läheb täide. No, maja on meil vaja. Naine ka ütles, et maja on väga vaja ikka. Siuke soe maja võiks olla kõik ja kõik, mis seal on vajalik. Ja puu ütles, mine koju. Kõik, mis sa soovisid, on sul juba olemas. Läkski mees koju ja ta ei tundnud enam oma kodukohta äragi. Selline uhke maja oli. Naine kõndis seal tubades kõik niimoodi edasi-tagasi ja kõik oli nii tore. Kui korraga nad said aru, et no ega siis niimoodi enam edasi ei saa elada. Uusi riideid on vaja ja igasuguseid riideid kohe, tööriideid ja kirikuriideid ja üldse raha oleks ka tarvis. Ja mees läkski joostes jälle puu juurde, tõstis kirve. Ja puu täitis kõik need soovid, mis mees aga soovis. Ja niimoodi nad elasid. Ja siis hakkas äkki naine mõtlema, et no jah, nüüd juba ikka üht-teist on ka aga vaat nagu võimu ei ole. Võimu ei ole, mees. Mine küsi puu käest, et ta teeks mind vallavanemaks. Ja võib-olla see oligi maailma esimene naisvallavanem üldse, kes kunagi on olnud. Ta sai vallavanemaks, sest puu täitis ka selle soovi. Aga siis natikese aja pärast sai naine aru, et natuke nagu on võimu, aga au on ikka vähe. Ja siis ta tahtis juba presidendiks saada ja siis ta tahtis juba kuningannaks saada ja puu täitis kõik tema soovid. Aga ühel päeval soovis naine saada jumalaks. Mees küll arvas, et naine, seda on vast ikka liiga palju küsitud. Ei ole, mine. Ega sina neid soove ei täida, puu täidab, mine kohe. Ja mees läkski puu juurde, puu küsis, mis sul nüüd veel inimene vaja on? No vot, naine tahab jumalaks saada, mina ka ei tea, mida.
aga selle peale puu vaid uhkas ja ütles: seda on tõesti liiga palju. Mine koju, mees. Mees läks ruttu koju, eks teda huvitas ka, missugune see jumal nüüd välja näeb tal seal kodus. Aga uks läks lahti, naine jooksis trepi peale ja hüüdis: noh! Ja see oli kõik, mis ta jõudis öelda. Sinna samma maja kõrvale ta puuks saigi. Ja mees hüüdis omakorda: nain! Ja temast sai teine puu. Võt. Ja puudeks nad saidki sinna. Said puudeks. Keegi külarahvast ei teadnud, kus nad jäid. Ja teate, see on ju väga heatahtlik lugu veel. Mõnikord saavad neist karud ka. Võt. Ja näete, missugune päev. Ei tulnudki kedagi. Ja ma saingi selle loo lõpuni ära jutustada siin. Nendele puudele.